Rääkisin mehe depressioonist ja selle vilguga, et mille poolest mehe depressioon võiks erineda naiste depressioonist ja kuidas me siis võiksime selle meheni paremini jõuda. Sest mehed teadupärast ei ole nii sagedased probleemidest rääkijad, oma tunnete avajad ja abiotsijad. No üks asi on selline ühiskondlik teavitamine, mis praegu tegelikult väga aktiivselt on käima läinud, räägitakse vaimsest tervisest ja nii edasi ja tänase konverentsi põhiteema on fookus siis mehe vaimsele tervisele ja oma ettekandes tõin välja seal ka need erinevused, mida kliiniliselt nagu näeme, et naisel on need depressioonisümptomid nagu selged ja nagu rohkem niimoodi õpikust loetavad, aga mehe depressioon on varjatud, mees ei tunne niisugust kurvameelsust, mees on pigem apaatne, tal tekivad käitumise probleemid, ta on ärrituv, ta ei hooli, et see enam perekonnas siis põgeneb selle eest, näiteks liigselt tööle, samas ei tule tööasjadega toime, hakatakse rohkem alkoholi, psühhoaktiivseid aineid tarvitama, tekib niisugune riskialtis käitumine näiteks liikluses ja emotsionaalselt ka, et mehed pigem on nagu muutuvad mitte niisuguseks sissepoole, niisuguseks tujutumaks ja nii edasi, vaid rohkem ärrituvaks ja vaenulikumaks ja pahatahtlikumaks ja samas teisalt poolt apaatsemaks, ükskõiksemaks, need ei huvita enam, mis ümberringi toimub. Armastus aitab kindlasti, kuni armastus lõhki läheb. Et lahutuse järgselt on statistika, et mehed taluvad seda päris raskelt. Aga armastus on ikka ja ega seal on palju faktoreid, mis on olulised. Et kui me räägime nüüd meditsiinist ja sellest, mis on veel mehe depressiooni omapärane ja millega mehed nagu pöörduvad arsti poole, on igasugused valud, peavalu, seljavalu, seedetraktivaevused, nii edasi, nad perearstile. Ja perearstidel on tegelikult hea koht just välja leida need depressiivsed mehed. Et perearst, kui vaatab, et tuleb valuga, aga valul peab mingi nagu ikka põhjus olema. Ja kui seda ei ole, siis võiks mingi häirekell käima lüüa ja mõelda, et see mehel võiks olla depressioon ja seeläbi saab juba seda aidata. Ja depressioon, ega me ei ravi niimoodi, et anname tabletti ja siis paraneb. See algab sellest, et me teadvustame inimesele, mis on depressioon, mis need sümptomid on, kuidas nendega toime tulla, millised muutused elustiilist teha, kuidas mõjutab hästi uni, kuidas on alkohol negatiivselt seotud depressioonist paranemisega. Siis tuleb juurde vajadusel tabletid, psühhoteraapia või muud ravimeetodid. Ja kunst depressiooni puhul ongi, et depressioon on üsna selline lai mõiste, see depressiooni all on erinevaid depressiooni alatüüpe. Ja kunst on see ära tunda, see spetsiifiline alatüüp ja need erinevad alatüübid alluvad erinevatele ravimeetoditele. Et see on see kunst. Ja kui me selle kunstiga hakkama saame, siis on tulemused head. Minu ettekanne oli mehe vaimse tervise väljakutsetest läbi tema elu ehk et alates poisieast kuni siis, mis on keskealistel meestel ja mis see elu lõpus tuleb. Ja tegelikkuses need teemad, mis sealt välja joonistusid, on meestel on rohkem probleeme arenguga ehk et nende impulsiivsus, nende pingetaluvus on erinev ja ka nende selline impulsiivne käitumine viib hilisemas elus neid rohkem riskitegude juurde ja ka nende probleemi lahendused on tihti ennast hävitavad ehk et kui nad on kurvad, siis nad ei oska seda tihti väljendada ja valivad enda aitamiseks alkoholi või ennast hävitava muu käitumise. Ehk et minu lugu rääkis sellest, et kuidas poisse õigel ajal märgata, kellel on risk hiljem olla kurb, depressiivne või ka ennast hävitav, kuidas neid mehena aidata ja kuidas aitajad peaksid võib-olla ise enda käitumist muutma, et mehel oleks lihtsam abi küsida. Et ta ei tahaks elust lahkuda liiga vara ja ta saaks olla meile toetav ja turvaline kaaslane. Mehi ei tohi koormata süüdistamisega ja neid ei tohi survestada rääkima niimoodi, et sa pead nüüd maha istuma ja rääkima, tal on vaja aega ja see rääkimine ei pea olema nii sõnaohter ehk et ja kindlasti, mis on meeste puhul teine, et väga paljud neist ei tahagi üldse rääkida, aga neid peaks suunama sporti tegema ehk et tegelikult tänased kõik loengud rääkisid sellest, et mehed paranevad liigutades, et nad ei tohi jääda istuma ehk et nad ei tohi ka üle treenida, ka üleliia sporti teha,
aga et liikumine aitaks neid väga palju, aga rääkimine teiste meestega ehk et rääkimine näiteks töökohas ehk et kui sul on võimalus suhelda kellegiga, kellega sa teed samasuguseid asju, kes kogeb sama pinget ehk et siis töökoht näiteks, kui on rasked tööd või stressirohked töökohad, siis seal kindlasti see tiimitöö ja omavahel suhtlemine ja rääkimine. Mina räägin täna vanemaealistest meestest, nende elust ja kognitiivsest võimekusest ja eelkõige nagu kõikidest nendest muutustest, millega mehed silmitsi seisavad just vanemas eas. Ja toon ilmselt ka oma kogemusest hästi palju näiteid, et mil viisil ma olen oma kliinilisest kogemusest näinud dementseid, kognitiivse defitsiidiga või lausa luululisi mehi reageerimas keskkonnale. Seal on mõned erisused naistega võrreldes. Kõige tähtsam lahendus on vast see, et üks minu slaididest ütleb, et mehed taluvad üksildust märksa kehvemini kui naised, ehk üksildus vanemas eas on meestel märksa suuremaks kognitiivse defitsiidi tekkimise riskifaktoriks. Ja me saame kõik koos ühiskonnana mõelda, et me üksildust vähendaks, et praeguses sotsiaalse distantseerumise ajaperioodis veel rohkem võib-olla peaksime rääkima sellest, kuidas inimesed ei oleks üksi oma hinges.